mul on siis selle kursusega seoses olnud palju neid selliseid prooviteraapia sessioone. Mina ise pole saanud muidugi proovida, aga kõik teised on saanud proovida minu peal. Ja see natukene mind ärevaks muutnud. Aga täna ma käisin metsas tööd tegemas, sest laps magas nii kaua, et ma sain täitsa mitu tundi metsas tööd teha. Ja see füüsiline liikumine vabas õhus on ikka kõige parem ravi, et selline igasugused mured küll on meelest läinud ja väga hea enesetunne on praegu. Et ja käisin metsas tööl nimelt seetõttu, et meil on seal vabatahtlikud külas, et rääkisin vabatahtlikest kunagi ka, kuidas ma ei olnud kindel, et kas see oli õige mõte neid organiseerida, aga need, kes meile nüüd jõudsid kohale lõpuks, on täiesti jumala kingitus, et nad on täpselt sellised, nagu ma kujutasin ette, et ühed vabatahtlikud võiksid olla sellised mõnusad boheemlased, kes naudivadki seda, et nad elavad mingisuguses sellises tuult läbilaskvas kuuris ja saavad puhtas lootuses vaikuses mõnusasti kulgeda ja tohutult lõhuvat tööd teha, et see, ma ütleks siin praegu küll, et eestlane ei ole mitte ainult eestlane ei ole tööloom, vaid ikka prantslane on ka ikka päris kõva tööloom. Nii tore on see, et see asi ikkagi nüüd ilusasti õnneks läks, see vabatahtlike asi ka. Aga ja siis tuli mul veel mõte seoses kõige selle teraapia värgiga, et olen ju ka kunagi muretsenud selle pärast, kuidas mu elus ei ole piisavalt palju rõõmu ja ma siin hiljutigi, kui need terapeudid alustavad oma sessiooni sellega, et mida sa sooviksid, et sul oleks nagu, et kui mul oleks võlukepp, siis kuidas ma saaksin su elu paremaks muuta. Ja siis mul korra tuli meelde see, et ma kunagi ju nii ütlesin, et ma tahaks, et mu elus oleks rohkem rõõmu, aga täna just kui tulin metsast ja laps kilkas jälle, nagu ta ikka kilkab, siis ma sain aru, et siin palun väga ongi minu see rohkem rõõmu, mida ma soovisin. Et see on üks totaalne rõõmurõngas, et see kogu aeg käib üks tohutu kilkamine. Muidugi natukene vigisemist ka vahepeal, aga võrdlemisi vähe. Ja siis oli mul veel üks mõte rääkida. Millest? Ma mõtlen, mingi asi nagu oli veel. Meile siis õpetatakse seda, et väga oluline on see, et selle teraapia sessioonid salvestatakse helifail kliendile, mida ta siis peab järgneva 21 päeva jooksul kuulama. Et tõesti tema mõtlemisharjumused muutuksid, sest et kogu selle hüpnoosi mõte ongi avastada siis inimesest need mõtlemisvead, eks ole, ja parandada seda mõtlemist. Et ja siis nii nagu ikka on harjumustega, eks ole, et harjumuse muutmine võtab aega ja kordamine on tarkuse ema ja see 21 päeva siis tegelikult peaks kuulama helifaili. Ja sain siis proovida omal nahal seda, et mis tunne siis on kirjutada selline skriptiks nimetatakse meil seda teksti siis, mis kliendile tervendav siis tekst ja lugesin selle sisse, kusjuures selle teksti kirjutasin, ise olin jube uhke enda üle, et ma lihtsalt ei võtnud mingit ingliskeelset skripti, ei tõlkinud seda eesti keelde, vaid et ma täiesti ise tegin selle ja kogu aeg, kui ma tegin, siis mul tuli mingeid asju meelde, mis ma olin õppinud, et selle peaks ka panema ja seda peaks panema ja mul tulid nagu väga ilus sõnastus oma arust, nagu väga kena see tekst oli lõpuks ja kui ma selle linti lugesin, nii-öelda siis kõlas nii õõnsalt ja võltsilt, et siin tuleb jälle see, mida ma rääkisin kunagi, kui ma hakkasin tegema neid videopostitusi siin on ju, et miks videopostituse tegemine on hoopis midagi muud kui kirjutada nii-öelda blogi, eks ole. Et kõnekeel ja kirjakeel on ikka nii totaalsed erinevad asjad. Ja natuke oli kahju mõnes mõttes sellest,
et see skript oli ju nii ilus ja kvaliteetne tekst, on ju. Aga ta ei kõla välja kõnelduna absoluutselt kvaliteetselt ja hästi. Nii et tegelikult tuleb ikkagi uuesti hakata õppima seda spontaanset kõnelemist ja see, kes meile õpetab siis seda hüpnoteraapiat, tema ise ka ei kasuta skripti, vaid ta paneb peast. Aga ta on seda nii kaua teinud, et ta on võimeline niimoodi puusalt tulistama. Aga jah, et siis täna oli tore ja üldse on kõik tore. Aga lõpetame siis sellise rõõmsa noodiga, lapse nägu küll natuke oli kõver vahepeal. Kõik tahavad näha sind, sa oled nii nunnu. Jaa, olgu. Kohtumiseni. Hästi.